Täna ma tahaks, et te kujutaksite minuga koos midagi ette. Ärge selleks silmi kinni pange, lihtsalt kujutage ette. Kujutage ette, et te olete olukorras, kus teil on vaja teha üks katteloki täis vett soojaks. Aga teil on ainult üks puu. Näiteks selline, nagu mul on. Sellest lõket teha, sellest ei jätku väga kauaks. Aga mul on teile lahendus selliseks olukorraks, nagu te siin juba näha võite, hakkame ehitama täna midagi. Ja ehitame me Rootsi küünla sellest samast halust. Ja selline lahendus päästabki teid ära, kui teil on vaja mingit sellist kaua kestvat, aga väikse leegiga midagi kuumutada. Ehk siis näiteks toitu soojaks teha. Et niisama seda halgu põletada ei saa, seda on vaja töödelda. Ehk siis sellest on vaja teha Rootsi küünal. Meil on ka Rootsi katalõok ja Rootsi nuga. Võib ka mõni muu nuga olla. Aga mis me selle noaga teeme, on see, et me peame selle Rootsi küünla ehitamiseks selle lõhestama. Et me seda teha saaksime, siis ma võtan selle kola eest ära. Nii. Ja tegelikult ma ennem natuke valetasin, mul on veel üks siukene puu ka, aga see meid palju tule tegemisel ei päästa, aga see päästab meid lõhestamisel. Ehk siis katsume selle halu nüüd ajada kõigepealt, katsume ta 4 ajada, et kõigepealt ajame ta keskelt pooleks. Hea, kui nuga on selline pikem. Ja hea, kui on alg ilma oksakohtadeta. Nii, nüüd on ta meil pooleks. Aga sellega me ei piirdu, need on meil veel 2 lõiget, need omakorda vaja pooleks ajada. Nii. Up. Veel 2 tükki. Ja kui ma ütlen pooleks, ma mõtlen ikka alati umbes nagu keskelt pooleks, et ei löö siit mitte liista, vaid ajata pooleks. Nii, seda meil ei ole praegu rohkem vaja. Mis me nüüd teeme? Nüüd me teeme niimoodi, et me paneme ta põhimõtteliselt jälle kokku. Niimoodi. Ja me peame täitma ta ka sellise põlevmaterjaliga ülevalt poolt. Et seda põlevmaterjali siia rohkem mahuks, me peame seda puud natukene õõnistama siit seest. Ja see on ka lihtne. Ütleme, et see pool jääb üles poole. Me lõikame siit, teeme natukene seda nurki, võtame siit maha. Seda kõike on lihtne teha, kui teil on hea terav Rootsi nuga. Või üldse terav nuga. Ma arvan, et see võiks isegi niimoodi töötada, kui me nüüd siia selle kokku paneme. Siis meil tekib siia, kui me nüüd võrdleme eelnevaga, siis on meil siin nüüd palju suurem see auk. Kas me võiksime siia natukene veel seda suuremaks teha, see on selline maitse küsimus ja selle küsimus, kui palju sul seda materjali on. Aga mida suurem ta on, seda kiiremini ta tühjaks põleb. Aga et need halud koos püsiks oma vahel, on teil vaja ka traati. Mul siin väga head traati ei ole, aga on siukene, vahet ei ole, mis traat, iga traat sobib, peaasi, et ta sul nagu kuuma sees ära ei põle. Võtame siit mingi jupi seda. Kaksame läbi. Võib-olla piisab sellest, kui ei piisa, pange juurde. Nii, ja nüüd ehitame meie Rootsi küünla kuidagi jälle kokku. Katsume seda niimoodi teha, et me enda pöialt enda halgude külge ei seo. Ja mis põlevmaterjali kasutada, näiteks siuke vana hea kasetoht on suurepärane
põlevmaterjal, et ta süttib kergesti, ta põleb kaua ja intensiivselt. Ja miks ta nagu hea on ka see, et vaata see pealmine pind jääb sile, siis saate poti peale panna. Ja selleni me jõuame. Ja ka nüüd, kui on see põlevmaterjal siia sisse pandud, ma võin näidata, siis ei olegi muud, kui tuleb see süüdata. Kus seda süüdata? Ülevalt poolt. Nii on ta jätkusuutlikum ja ta ise see tuli ronib vaikselt allapoole, nii kuidas ta põleb. Et tule otsa. Ja niimoodi on teil säästlikult siis väga säästlik tuli on teil niimoodi, et on see üks alg, mis põleb teil siin päris kaua aega. Ja selle peale saate toidu soojaks või vee keema, et ei ole nii suur tuli, kui sul näiteks lõket tehes on, mis on mingites oludes võib isegi hea olla, et sa ei tahagi, et sul see tuli kuskile kaugele ära paistaks, on niisugune väike. Ja kui te olete selle põlevmaterjali siin sees põlema saanud, siis te näete juba üsna varsti, kuidas kõik need 4 servad või see sama palk hakkab ka keskelt põlema. Ja kui on vajadus, siis saate siit pealt ka veel juurde toita natukene seda tuld. Nii kaua, kui teil korralikult põleb, kõik 4 seina ka seest põlevad. Siia väga suurt kuhja muidugi ei saa laduda, sest et siia peab ka minema pott peale. Ja nagu me enne rääkisime, ongi see selles mõttes hea lahendus, et siia käib pott peale ja saate selle ootate ja läheb keema. Ehk siis teil on vaja, kordame veel protsessi üle, võtta üks halg, ümmargune halg, lüüa see 4, õõnestada seest natukene ära, tõmmata traadiga kinni, toppida põlevainet täis, mingit näiteks kasetohtu või muud kergesti süttivat asja, anda tuld, oodata, millal see pakk korralikult põlema läheb, ümbert ringi või sealt seest, tõstate poti peale ja olemas ootate, millal läheb keema. Nii lihtne ongi ja saate väga ökonoomselt oma toidud tehtud metsas. Vat, ja lugege ka Kaitsekodus selle kohta.